tervitust, oleme Pärnus, oleme Luule raadios, oleme vana õlletehase insenerikorpuse, ma ei tea, ma arvan teisel korrusel. Ja siin kummitab, sellepärast siin on kuulda kummalisi hääli vahepeal ja need on need, kes jõid ennast surnuks. Manustades endale veidi liiga palju seda. Nii, me joome mõõdukalt ja kestame kindlasti selle saate lõpuni. Ja meil on pikk ja keeruline päevakava, mida ma ei hakkagi ette lugema, aga nüüd ma annan sõna Leonorale. Meil on ka veel Jaak Känd, mina olen Kivisildnik ja Leonora Palu siis teeb nagu väikse kokkuvõtte sellest, mida me ei ole teinud tükk aega. Et selline aruanne, et tegelikult ametlik viimane Luuleraadio saade ehk ka avalik üritus oli natuke vähem kui aasta tagasi Pärnu Kunstnike Majas, kus oli meil külas suurepärane luuletaja Kontra, kes eelmisel aastal tähistas minu teada 50. juubelit. Tänavu. Või tegelikult, just aga ta tähistas juba ammu seda. Aga no siis meie tähistasime 50 sai tal tegelikult tänavu märtsis. Super, ja nüüd juubilare on tegelikult veelgi nii kunstivoolude kui kunstnike hulgas. Aga meie oleme täna siis siin 23. aprillil ja see on mitmes mõttes niisugune huvitav päev. Eestlaste jaoks kindlasti Jüri ülestõusupäev, nii et täna umbes vähem kui 800 aastat tagasi vastu tänast päeva tõusid taanlaste ja nende vasallide sakslaste vastu üles meie suguvennad, olgu jumal neile armuline, et olid vaprad, aga asi läks ikka nii nagu ta läks. Ja see oli Jüripäev, juba siis tunti Jüripäeva, sest et Püha Jüri on ju, vabandage väga, ikkagi juba vist 4. sajandist teada tuntud mees. Oskad sa öelda, kelle ja mille kaitsepühaks see Jüri oli, sest ülestõusude kaitsepühakuna ta kukkus läbi? No õigeusu maailmas on ta ikkagi üks põhilisi pühakuid. Et Püha Jüri siis oli pärit kuskilt Armeenia aladelt ja teda nimetatakse õigeusu kiriku ringkondades suurmärtriks ja trofeekandjaks. Ja see on eesti keeles on see skalbikandja. Jah, et ta sündis kuskil 3. sajandi lõpupoole. Ja ta lihtsalt tema kuulsus ja tema au on tänu sellele, et ta suri tohutu piinarikas surma märtrina, kuna seal kandis, kus siis oli ikka veel, ei olnud veel kristlus väga nagu ütleme põhivooluks. Oli alternatiivne religioon. Seal teda nagu väga keiser Diocletianus eriti teda ei armastanud ja tema siis suri, see on väga hästi kirjeldatud ka tema surma, aga ma ei tea, kas ma hakkan seda päris igasugused kuumad metallkingad ja asjade välja lõikamine, maha võtmine ja ta pidas väga kaua vastu, et sellepärast ongi ta on selline kuulus märter, et lõpuks ikkagi võtti peaga maha, et ega muud võimalust ei jäänud. Igal juhul Jüripäev ta on siis meil praegu. Sel päeval ei maksa hakata ülestõuse korraldama. Nii palju me oleme ajaloost ja katoliku kirikust õppinud. Ja väga katoliiklik maa on ju ka Hispaania, kust on pärit Kataloonia kantist tänase päeva tähistamine kui raamatu- ja roosipäev. Et on ka rekvisiidid meil siin kolleegidel kaasas. Raamatuid muidugi, sellest puudus pole, aga raamatuid on palju, aga üks roos on ka täitsa markeerimiseks olemas siin tagakaadris. Et raamatu- ja roosipäev oli tegelikult kaupmeeste nagu reklaami siukene või turundusaktsioon, et saada kuidagi paremini raamatuid müüa, et siis mõeldi välja traditsioon, et mehed võiks kinkida naistele roosi ja naised võiks siis omakorda osta siis poest raamatu. Ja et seda markeerida, teeme siin sellise ka raamatu ja roosi vahetamise kauba. Et kolleeg Jaak, mina kingin sulle Andres Vanapa raamatu, mida ma kurjad keeled rääkisid, et sul ei olegi kodus. Ma ei tea, kuidas see nii juhtus. Ma olen väga ilus.
oivaline raamat, ma väga soovitan. Näitan ka televaatajatele. Sest meie raadio on sellepärast nüüd pikalt olnud puhkusel, et me oleme kolinud vaikselt teleformaati ja nii kaugel, et meid saab silmaga vaadata. Siia juurde käis veel üks kild, et ma tulin tänasse saatesse. Ma näen su häält luuletajana, kelle kohta tuleb ära arvata, kas ta oskab laulda või mitte. Kerjuspoeedi laul. Kõik roosid ma kingiksin sulle ja riiuli raamatupoest, mis täis luule kogusid hulle. Kuid kahjuks on luule ju moest läinud ja sepp, kes taob värsi või treial, kes riimisid treib, peab haarama kerjuse märsi, kus peidus on hallitand leib. Ma üksi saan hulkuma ilmas, mu loomingu saatus on kurb ja peegeldub kunstniku silmas vaid lühike hall nälja urb. Ei antud koos olla meil kahel, ei päästa mind viin ega veip. Sind raamatu riitade vahel näen unelmais müüjatar peib. Super. Kas see on sinu enda kirjutatud? Nagu te teate, kelle järgi see maha tõmmatud on. Aga enam-vähem. Remix on väga Remix täna hommikul. Pop. Ühesõnaga ma sujuvalt liikusin sellest teemast ära, et miks me siis vahepeal ei ole eriti kokku saanud. Kõik need juures olevad isikud siin töötavad palehigis mitmel rindel. Kivisilnik on ka podcastide ja televisioonide kütkes pidevalt sõidab pealinna vahet. Mis teha. Teeb ka raamatuid, nii et ikkagi luuletamine on ikkagi laual. Aga luuletusel ma väga palju teinud, aga lihtsalt nüüd üle tükki aja siis on jõudnud ka midagi käega katsutavasse vormi. Ja sellest saate lõpupoolest. Aga Jaak on ka ikka endiselt tubli jutuveest ja luuletaja ja teeb meil Pärnus, hoiab üleval lavaluule võistluse formaati ja ma ise käisin Tallinnas, sain Tallinna finaali 11. mai, tulge kõik kuulama. Ja hindeid panema, arvage kokku, kõik ausad Eesti inimesed lähevad finaali ja moodustavad laudkonnad ja hääletavad härra Kännu poolt. Me leppisime kokku praegu. Telliskivi loomalinnakus Tarkade klubis on õhtul kell 9. 11. mail laupäeval. Tulge kuulama. Sealt pääsevad paremad siis Tartusse Eesti finaali. Ma vajan jah neid, kes paneksid hindeid. Ja sellepärast, et ikka provintsi suuretel poeetidel on väga raske pealinnas, kus tudengid ajavad oma purjuskambad kokku ja siis ääremaa inimesed kannatavad süsteemse represseerimise all. Sellele tuleb teha otsustav lõpp. Ja raamatu roosipäeva jätkuks, et kuigi mina olen üldjuhul olnud vähe pädev igasugustes aastaarvudes, selle jaoks on meil olemas Jaak Känn. Siiski mainin ka ära, et raamatu roosipäeval traditsiooniliselt loetakse Kataloonias väga palju Cervantest ehk siis Don Quixotet põhiliselt ja muid surematuid teoseid, kuna Cervantes ka lahkus siit ilmast sellel samal kuupäeval, jüripäeval 23. aprill aastal 1616. Täpselt samal päeval lahkus meie seast ka Shakespeare. Et sellised tähtsad kuupäevad. Kui tahate saada suureks kirjanikeks, valmistuge surema 16. kuupäeval. Ei, 23. Jüripäeval. Et see on antekate see on nagu selline. Ärge seda päeva maha magage. Ja tehke märkmeid, muidu läheb sassi nagu minul. Nii, ja mis päev, millega me veel seda põhjendaksime? Üldse, et Eesti kirjanduse päev võiks iga päev olla. Aga lihtsalt me iga päev ei ole siia kokku tulnud, vabandust. Aga täna oleme ja võtame siis ette vaikselt
erinevaid teemasid. Igasuguseid tähtpäevi ja tegelasi, kelle nagu suuri tegemisi toimetada veel, et ole ja Jaak, oskad sa meile midagi täpsemalt öelda? Muidugi ka kohe lüüa letti ka 3-kohalise numbriga sürrealismi, mille aasta ja sürrealism muidugi. Sel aastal on sürrealism 100. Et me oleme tegelikult juba siis, kui oli meil Laabani 100. sünniaasta, oleme teinud siin mitmeid saatel sel teemal, et täna nagu ei loeks nagu tohututes kogustes Prantsuse sürrealismi nagu ette, aga lihtsalt mainime ära, et mis on toimunud ja toimumas, et minu teada, Tartu on praegu nagu lipulaevaks, et seal on nagu hästi palju näitusi avatud ja avanemas veel. Et ise ei ole jõudnud Ilmar Malini näitusele veel, kuhu tahaks kindlasti minna. Et tema on ikkagi kujutavas kunstis meie sürrealismi lipulaev ja ausalt saab nimetada sürrealistiks erinevalt võib-olla veel 10 kunstnikest, keda näiteks, kelle teoseid ripub praegu näitusel Ermis sürrealism 100 kõrvuti Tšehhi ja Praha sürrealistide koolkonnaga, aga isegi kuskil ERR-ist kuskilt ma lugesin, et ikka kogu aeg käib see lause läbi, et näidatakse sürrealistlike sugemetega kunsti. Ma ei tea, mis see sugem on, aga see kõlab nagu teatavate sürrealismi ilmingutega suvalist kunsti. Teiselt poolt on see ka hästi aus. Lihtsalt natuke sogast kunsti. Sest et selle teiselt poolt on see ka hästi aus. Sest et Eestis tõesti seda puhtal kujul on olnud väga vähe aga jah, mingid paremaid ja olemaid näiteid on seal Ermis üleval, nagu ka natukene kuulsaid klassikuid, mõni Dali ja selles mõttes ta ikkagi on tore, et ta siin on niimoodi. Meil ikkagi nagu seda sürrealismi ja sürrealismi entusiasmi oli. Mina mäletan omast ajast, ma olin ju Tartus tudeng, kuskil 80 algusest peale, alguses esimesed aastad võib-olla ei olnud nii väga seal kirjanduses tegev, aga kuskil mõne aasta pärast juba enam-vähem igal pool, kui noor kirjanik nagu Aisule pääses, igasugused luule lugemised, EPA klubi oli üks koht, kus luulet loeti. Ülikooli klubis ma ei mäleta, võis olla, aga võis mitte olla. Küll oli botaanika ja luule lugemised ja seal oli ikkagi sellist nagu sürrealismi või sürrealistlikku luulet ikka leidus ja sürrealism oli väga, väga au sees. Mina tunnistan ausalt, et mina olin sürrealistide grupi liige või isegi võiks öelda nagu vaimne juht. Selle grupeeringu nimi oli Werner Zöge von Manteuffeli nimeline organiseeritud heategevuse selts, mis siis sai ka avaldamisruumi EPA lehes. EPA leht oli palju nagu vabam ja huvitavam leht, see võib tunduda naljakas, aga ülikooli leht oli väga nagu kontrolli all ja siuke kuiviklik ja igav leht. Aga EPA lehes käis nagu siuke paras möll. Pedaleht oli ka väga hea, pedalehes oli igasugused Tomuskid ja Meelinnud ja ilmusid Daniil Harmsi nagu tõlked, et esimene oli siis pedaleht, ütleme ausalt, teine oli siis EPA leht vähemasti, konkureeris tugevalt ja teistest lehtedest nagu ei olnud, eriti ülikooli lehtedest ei olnud nagu haisugi ja mitte lihtsalt ei olnud siis selline seltskond, kes kuidagi igaüks omaette kirjutas, me käisime koos ja meil oli oma siuke automaatkirjutamise nagu töötuba või selline meetod. See seisnes selles, et nagu proovid kirjutada automaatselt ja ei ole see niisama lihtne. Ja siis me nagu automatiseerisime selle, et istusime seal kuskil kambas, eks oli, käime teed, väga siuke leebe sürrealism oli, mingisugust meenemürke, minu teada nagu vähemalt. Ma varast kahtlustan küll, üks tüüp vist ikkagi kasutas, aga üldine see ei olnud. Ja siis loeti raamatuid, igaüks võttis mingi suvalise raamatu, võttis suvalisest kohast ette ja luges. Üks oli see, kes oli kirjutaja, et järjekorras nagu loeti tõesti suvalisi asju ja siis see tüüp, kes kirjutas, see nagu kuulas neid, mida loetakse ja ta võttis kas siis sealt nagu sellest, mida loeti või tal tekkis mingi mõte seoses sellega, mida loetakse. Et sealt tuli päris huvitavaid asju, ma arvan, et need võib-olla midagi jõudis sinna EPA lehte ka, aga ütleme, et nad olid siuksed eksperimentaalsed asjad, aga mõned kohad on nagu siiani meeles, ma arvan, et kuskil võivad need käsikirjad mul veel nagu kuskil talu arhiivikastides nagu alles olla. Et tuleks nagu üle vaadata ja sellist sürrealistlikku ja vaba, ega siis sürrealismi manifeste ju saada ei olnud.
ja surrealismi kohta oli üldse väga vähe materjali. Aga samas seda nagu aplamalt, nagu sai loetud kõike, mida üldse surrealismi kohta oli olemas. Raamatuid oli ju vähe, eks Eluari luulekogu, oli Eliitise luulekogu, Nobeli autor Loomingu raamatukogus, surrealist, kõik sobib. Siis oli surrealisti ja kommunisti Aragooni 2 romaani, aga need muidugi surrealistlikud ei olnud, need olid sotsrealistlikud, aga nad olid ka ikkagi nagu huvitavad, surrealisti kirjutatud vähemasti, need olid Aurelian ja kommunistiks paksud tellised. Et ei julge väga soovitada, aga selliseid asju oli. Ja siis muidugi Laabani tõlked võis kuskilt mõningaid üksikuid nagu kätte saada, aga siis ju Laabani mingisugust tõlke valimikku ei olnud veel ilmunud. Semperil oli kindlasti midagi, selliseid, ja kuskil sekundaarkirjanduses ütleme oli prantsuse romaan mingist ajast ja seal võis olla kuskil järelsõnas näiteks midagi ka surrealistide kohta tavaliselt solvavat. Aga seda nagu veenvams oli, et kui kommunistid sõimavad, siis see peab ikka üks hea asi olema. Ja kui ülikooli õppematerjalides olid sellised nagu rotaprindil parimtatud siuksed ühikud, et ka seal ikkagi mõned asjad olid, kui mulle meenub. Ja ega praegugi eesti keeles ja palju need manifestid on küll ilmunud, midagi ikkagi on nagu veel. Aga kellel on nagu süvenenud huvi, siis mina soovitan, on üks ingliskeelne kirjastus, kes annab prantslaste tõlkeid välja, enamuses annab prantslased. Black Video Press, ma ei tea, kas ta enam töötab, aga kunagi ta on siukse paraja virna nagu välja, väga huvitavaid asju, aga seal ka tundmatuid autoreid, kes väga huvitavad. Seal oli jugoslaavlasi ja prantslasi, kellest sa pole midagi kuulnud ja tõesti nagu loed suu lahti. Et ega kõik need klassikalised surrealistid ei olegi nii huvitavad nagu need tundmatud tüübid on. Et see on ikkagi ala, millega väga maksab nagu tutvust teha. Aga räägi mingid põnevaid lugusid sellest, et kuidas need põrandalused tõlked levisid ja kuidas te ei võinud öelda ka, kus said või ei võinud helistada või mingid sellised lood, et kuidas... See lood olid ju sellised, et ega ju raamatuid ei olnud ametlikult ju nii väga midagi saada. 80ndate keskpaik, ütleme nii, Tartu. Ja oli selline asi nagu sammist, inimesed ise tõlkisid, ise trükkisid, näiteks siis ei olnud veel Loomingu raamatukogus ilmunud sümbolist Marcel Schwobi Monelle raamat. Ja see liikus käsikirjana ja minu meelest seal vist kui ta ametlikult ilmus hiljem, siis mis see tõlki nimi on seal varjunimi või mulle tundub, et sellist tõlkijat millegi pärast nagu pole olemas. Et selline masinkirjas ümber löödud, eks ole, kuidagi köidetud või siis peaaegu köitmata siuksed paberipakid nagu käest kätte käisid. Ja ma ise tootsin ühe sellise, see on küll päris surrealism, aga ma laenasin Jaan Malini käest Kalju Lepiku Klaasist mehed. See on selline Leis-Eesti luuletaja Kalju Lepiku modernistlik raamat, läheb ikka nagu surrealismi ette, ei ole siuke tavaline luule nagu nad on. Ja siis, kuna see oli, härra Malin oli selle laenanud Kaplinski käest, siis ta helistas Kaplinskile, et kas ta võib edasi laenata. Kaplinski muidugi lubas, aga pidas pika loengu sellest, et tõtta ja tule või tee või laena, aga ära jumala eest helistada. Tal oli 40 kirja pärast olnud KGB-ga pahandusi. Ja see helistamine tekitas tal neuroosi, et alati kui helistati tal tulid nagu meelde, kuidas talle KGB-st nagu turje lennati. Ja sest et ühesõnaga härra Malin tegi siis nagu siukse tahtmatu psühhotrauma või kiskus siuksed vaimuhaavad lahti nagu suurel luuletajal. Et selliseid asju oli. Ja väga tavaline oli see, et kui sa kuskil olid külas ja said mingisugust modernistlikku raamatut lugeda, mäletan, oli Tallinnas seal kellegi veel hiljem ajalehe Post aegadel, siis ma ei mäleta, kelle juures seal nagu külas ja siis mingi William Burroughsi raamat, mis on ka selline mingi hilisem Ameerikas surrealism pidas palju kauem vastu üldse modernism, et Euroopas oli tal see kõrgaeg ära, seal ütleme nad liikusid ju sinna, teine maailmasõda oli peale. Liikusid sinna, aga ütleme, et need vanakooli tüübid nagu lõpetasid, aga veel 80-ndatel olid kirjastused, mis Ameerikas nagu andsid sellist postmodernismi ja surrealismi välja ja väga huvitav. Fiction Collective, ja Fiction Collective 2, nagu numbriga 2 olid nagu sellised kirjastused ja neid oli veel. Et kes nagu vitsib kaevata ja nagu uurida, et minu meelest, tõsiselt ja ma täiesti nagu kindlalt nagu julgen väita, et selline Ameerika nagu hilissurrealism või hilismodernism, ütleme seal 80-ndateni välja, on oluliselt viljakam ja huvitavam kui Euroopa oma. Et nad võtsid seda asja nagu hästi tõsiselt, ääremaa võtab nagu mingisuguse asja ette, eks ole, niimoodi.
Sest noh, need metropoli tüübid jäävad varviga, et noh, meil ka tulevad ju suured kirjanikud ikka sellist maakohtadest nagu Kontra ja nad ikka Pärnu ja Rakvere ja vajutavad täiega suurlinnadest ja sealt nad üldse need rähmaste silmadega unised, et siuksed noh, verevaesed ja ei ole nagu päris see, no mõni üksik välja arvata, aga üldreegel on ikka selline. Ameerika läheb just sellise ääremaa ette, kus seda nagu võeti modernism nagu üle ja anti nagu täiega tuld. Et väga ja mitte ainult, eks ju, noh, ütleme muusikas ju samamoodi, näiteks Schönberg, kellel on ka sel aastal 150 juubel, tema ju pidi samuti liikuma, ta juba 33 hakati teda ahistama seal Hitleri poolt, et ta pidi ka Ameerikasse tõmbama ära ja tegelikult seal võimas koolkond temal, et ma otsisin ka seost, et noh, selles mõttes on nagu otsitud seos, aga kuna on kogu aeg siin osadel muusikutel on ka nagu mure selle sürrealistliku muusikaga. Siin meil endalgi Pärnus me oleme praegu tegelemas ja varsti esineme Eesti muusikapäevade raames ka. Repo ensemblega sai loodud jaanuaris üks sürrealistlik teos. Ka samuti ei saanud me kirjandusest üle ega ümber, me ikkagi... See sama plaat? Ei, plaadist ma räägin hiljem, aga noh, Pärnu nüüdismuusikapäevade raames oli selline aktsioon, et me ikkagi alustasime seda teose loomist ikkagi automaatkirjutamisest ja mitte noodipaberil, vaid ikkagi noh, selles mõttes ikka... Kas kõik ikka nooti oskasid? Sõnades ja lausetes, et kirjutasime siis vaheldumisi ja siis kui need fraasikesed said kirja, nad võisid olla sellised, et tee midagi, noh, midagi muusikainstrumentidel, aga paljud neist olid ka täiesti lihtsalt, noh, sürrealistlik nagu luule. Ja siis me lõikusime seda asja ja siis me viskasime neid, nii-öelda võtsime ka juhuse, mehikese nagu endale kampa. Muuseas, juhusest rääkides jälle liiga palju tuleb seoseid praegu pähe, aga Ameerikasse emigreerutes oli Schönbergi üks õpilasi ju ka John Cage. Ühesõnaga, meie kasutasime siis ka juhust, et me viskasime neid samu automaat kirjutamise teel tehtud fraase, viskasime selja taha, mõõtsime, meil oli seal tehtud plats, kus me mõõtsime siis neid kaugusi ja sättisime lõpuks kogu selle värgi nagu kokku partituuriks ja see oli nagu sõnaline. Aga siis see, kuidas iga muusik või tantsija, millega tantsijaid seda nagu tõlgendas ühel hetkel, kui me hakkasime proovi tegema, see oli siis nagu vaba. Aga põhimõtteliselt neid sürrealistlikke nagu tehnikaid nagu üritasime pruukida, aga jah, see muusikaga ongi see probleem, et muusika on oma olemuses juba tema nagu selles geneetilises koodis on see sürrealism nagu nii olemas ja see noh, ütleme tähendusetus või sellised asjad, et selles mõttes on raske seal nagu välja punnitada midagi, on seda teist heliloojat üritatud sürrealistiks nimetada, aga noh, pigem oli see, et nad suhtlesid nende omaaegsete sürrealisti. Muusika on nii abstraktne, et kas see abstraktsus on nüüd sürrealistlikum või vähem sürrealistlik, et see on raske nagu oomata. Aga filmikunstis näiteks ja kirjanduses ja maalikunstist tuleb see paremini välja. Lihtsalt, et see aeg, mis oli, eks ju, 1900 pluss ja eriti 1920 oli lihtsalt nii sellisest uuenduslikust meelest pakatav, et ütleme, kui kirjandusest tuli sürrealism, siis muusikas tuli Schönberg, kes oli Viinis ju ja tema nagu selle Pariisi seltskonnaga praktiliselt ei suhelnud või tema on see kompositsioonitehnika nagu iseseisev, et see ei ole kuidagi seotud sürrealismi ideedega, et see on hästi puhtalt nagu selline tehniline, nagu muusika tehniline või kuidas nagu kombineerida, et see ei ole, tal ei ole seal juhuse värki. Aga tal samuti kuskil, kui sürrealismi valimispäevast tuli 1924, siis Schönbergi siiski see uuenduslikkus, seal tema üks maagiline ruut, mille ta siis välja mõtles, see läks tal teoste loomisel käiku just 1923 lõpust või nii, et tegelikult sama aeg ja et selles suhtes need muutused või selline totaalne nagu plahvatus ju toimus kõikides valdkondades. Ja ega siis meie Laaban ei tulnud ju väga palju hiljem. Jah, Laabanist tahtsingi rääkida,
et noh, tema on ju tegelikult ka selline A ja O, kellest ei saa mööda, kui me räägime Eesti sürrealismist ja ega siis me võimegi ju põhimõtteliselt lugeda ühe käe sõrmedel siis neid sürrealiste kõikide valdkonda pealt kokku on ja tema on see, võib-olla see pöial on ja kõige tugevam. Ja noh, ise ta oli ju 3-aastane umbes, kui see sürrealismi manifest tuli. Aga samas ütleme, vaatasin üle selle. Koolipoisina ikkagi vaimustus, ma mäletan nagu kuskil. Ta on juba sellepärast ka tähtis, et kuidagi kuna ta on ju ühte jalga pidi ikkagi täiesti kaasaegses meie maailmas sees, ütleme, mina ei ole teda kohanud, aga Sven on kohanud ja ta on nagu nii-öelda kaasaegne inimene ka, olgugi et lahkunud. Aga samas oli ta teise jalaga täiesti seal sürrealismi alguses ka, et tema kirjutab, mis algselt ilmus siis Eesti loomingus Rootsis Sürrealism 20 puhuks artikli. See oli siis 40-ndad. Jah, 44. aastal, et tegelikult ka päris noorena nagu ta üldse kirjutas oma asju. Et see oli nagu hea lugeda selles suhtes, et just ta tõmbab ikka päris nagu siukse kiirtee sinna vahele, mis iganes postmodernismis ja kõik selle sajandi jooksul sündis, rääkimata maailmasõjast, mis kõigele vee peale tõmbas mõnes mõttes, aga ütleme, ma ei teagi, ma mõtlesin, et ma väikse lõigu siit loen, et siis on nagu selline sild nagu ehitatud nagu praeguse ja siis tolleaegse nagu, et sürrealism 20 küllaltki värske ju ikkagi selles suhtes. Et see, mida sürrealismil on olnud öelda maailmavaatesel plaanil, on muutunud pealegi käesoleva hetke peripeetiais kahekordselt aktuaalseks. Kui suuremale osale inimkonnast alles maailmasõja teistkordne puhkemine selgitas, kuivõrd praegune kriis on paratamatuks järelduseks kultuuri ja tsivilisatsiooni senisest arengusuunast ja kuivõrd vähe suudavad teha, sest kriisist ülesaamiseks kõik vahendid, mis tegelevad üksnes välise situatsiooniga ega puuduta selle juuri inimese aktuaalses psüühilises struktuuris, siis on sürrealism juba varsti pärast eelmise sõja lõppu jõudnud sellele tunnetusele ja jutlustanud seda väsimatult kogu 2 sõja vahelise perioodi vältel, enamasti küll kurtidele kõrvadele. Ja siis ta siin räägib ka algusest, et Tadast ka samuti ja kõikidest kuulsatest autoritest. Ja ma võtan ka kohe hoopis siit lõpust. Soovitan kõigi lugeda, see ei ole väga pikk. Ta on ilmunud selles tekstidest kogumikus Marseillase nahk. Ja siin lõpus ta siis väidab nii. Sürrealismi võitlus uue inimese ja uue maailma eest pole veel lõppenud. Siht, mida on taodeldud juba 20 aastat, nüüd siis juba 100 aastat, pole kaotanud midagi oma selgusest ja vaimustamisjõust. Lõpetaksime nägemusliku kujutlusega sellest sihist, nagu on andnud selle André Breton oma äsja ilmunud teoses. Kas ma nüüd soodan prantsuskeelset, ma ei ütle, ma ütlen siis eesti keeles tõlkes, ta on Prolegomena 3. sürrealismi manifestile või muule. Mis tähendab Prolegomena? Seda ma ei oska praegu öelda. Eessõna või eellugu, ma oletan. Ja see on selline ka siuke kirjanduslik tsitaat sealt. Peagi tulevad köietantsijad kampsuneis, mis on laigutet tundmatu värviga, ainsaga tänapäeval, mis neelab päikese ja kuu kiired. Seda värvi saab nimetatama vabaduseks ja taevas lehvitama kõiki oma siniseid ja musti plagusid, sest esmakordselt saab tõusma täiesti soodus tuul ja kohalolijad mõistma, et nad on heisanud purjed ja et kõik senised nõnda nimetet meresõidud olid üksnes pettemanöövrid. Ja meie aja nõdrastanud mõttele ja peletistlikele turniirimängele saab vaadatama Briti Argus kapteni silmiga, kes korjab ellujäänuid meduusi parvelt. Tema pilgus seguneb kaastundmus võigastusega. Ja siis on siin üks pilt ka, et siin on tore, et siin Laabari kogumikus on alati mõningad siis mingisugused sümbolid. Midagi püramiidi lavatsed silmaga nagu. See ei ole püramiid, see on metronoom muusikast. Nii, saame vähemalt väiksegi jälle mõtte seose muusikaga. See on metronoom, mille siis silm, tiksime silm oli neil hästi tähtis alati. Aga jah, et Laabani vaim minu arust on nagu kogu aeg olnud elus ja mis siis, et ta
ka seal Rootsi kolleegide poolt ei olnud eriti hinnatud ja teda seal ikka mustati kõvasti. Ristikivigi oma kirjandusloos rääkis tema mingitest roppustest, no, mis on ilmselge nagu juhmus lihtsalt, seal ei olegi nagu tegelikult tohutu eruditsiooniga siuke võime olla uhkelt siuke geenius. Ta võis ju rääkida mingist kuulsatest sürrealistlikest maalidest, tüüp maalis seda, siis tal oli seal ateljee, aknad olid sinnapoole, sa tegi seda sellel ajal, siis oli selline valgus, detailideni välja, täielik nagu fenomen, seda oli nii lahe kuulata, kui ta nagu rääkis. Ütleme, sest silla teises otsas ütleme, noh, võib-olla Svenil on ka üldse isiklikke mälestusi Laabaniga, aga noh, minul on olnud rõõm suhelda Jaan Maliniga, kes on ka Laabani fänn ja spetsialist, et noh. Pannud Laabani raamatuid ju kokku. Paar aastat tagasi me sattusime esinema koos Malini, Roomet Jakab ja Indrek Paluga, kellega meil on nüüd ka üks ühine ansambel moodustatud Rootsi Stockholmis just selles Filkingeni kunstikeskuses, kus omal ajal ka Laaban oma sõpruskonnaga käis koos ja neil oli ka noh, mõnes mõttes nad hoidsid üleval ka seda tada nagu traditsiooni ja mõttelaadi, et see oli nagu nii ja naa, et seal osad nagu, et see oli, ma ei tea, igal juhul meie kohtusime seal sellist härradega, kes no tundus tõesti, et nad on nagu, noh, mõneti see oli nagu sekt ka, aga ütleme, nad hoidsid elus selliseid praktikaid, nad esinesid tadavaimus, kostüümid väga ja kõik osad olid, et ma ei saagi täpselt võib-olla seal määratleda, aga põhimõtteliselt see oli nagu väga kihvt nagu kogemus ja saime ka suhelda inimestega, kes Laabanit isiklikult tundsid ja saime sealt palju kingitusi tema tekstide ja tema Laabani veel originaalid rippusid seal vestibüülis umbes seal seina peal mingisugused noh, käsikirjas luuletusi, kritseldusi, mingisuguseid sketše ja et selles suhtes väga, väga eriline koht ja selles vaimus me oleme tegelikult, noh, ma siis ühe soojaga esitlen ära ka et noh, nagu, et sürrealismi vaim nagu elab ja meie võime improviseerijatena, noh, või muusikutena öelda mida iganes, noh, meie tunneme küll, et me teeme siiski sürrealistlikus vaimus oma improvisatsioonist muusikat, et ei ole nagu midagi öelda. Et kas ta elab või ei ela see sürrealistlik vaim, et selline CD on 6 aega tagasi ilmunud nagu ansambel Rooluulend ja plaadi nimi on Kuhu ma vajutan. Ma võin mõningad, ma ei tea, kas kõlavad sürrealistlikult, mõningad pealkirjad siit lugeda. Esimene lugu on 4 kuninga vabanemine, siis on Sulatan natuke mett, Rohelise kolmnurga häda, Kuristades kuristikku, Läbi kukkuva okasroosikese, Regionaalne tõupuhastus ja viimane lugu on Lohisevad haprad märsid. Et meil ei ole seda võimekust siin saates, et me lülitame kuskile muusika peale ennast ümber, et kui me laeme selle saate üles YouTube'i, siis me saame jagada ka selle plaadi faile, mida kuulata. Et ja siis samuti kingiksin ka Jaagule selle. Oi, aitäh. Ja, kui heale kolleegile. Mina nüüd omalt poolt tuletan siis meelde, et jaanuaris oli ju see, kui Pärnu Loomeliit ja Schönbergi ühing, kes te siin kõik olite, toimus Sürrealist 100 pidulik üritus kunstnike majas. Ja seal siis kõigepealt vaadati filmi Andaluusia koer. Siis pärast seda oli see teie improvisatsiooniline, modernistlik, sürrealistlik, dadaistlik ja mis kõik kokku muusika, tantsu ja tekstide kombinatsioon. Ja siis mina seal lugesin ka sürrealistlikku luulet natukene. Ja see oli siis niimoodi, et kiiresti oli vaja seda leida. Ma panin interneti sisse otsingu, et sürrealismi olulisemad luuletused. Siis viskas mulle ette mingisugune 11 luuletust. Vaatasin neid nimesid, mõnda polnud kuulnudki ja 3 või 4 polnud eesti keelde tõlgitudki, ammugi siis mitte. Siis võtsin sealt mõned tõlked ja siis tegin niisuguse häbematu avangardistliku, modernistliku või sürrealistliku teo, et lasin ühe luuletuse tõlkida tehisintellektil. Ja muuseas see kukkus päris hästi välja isegi see tõlge. Ja vaatasin üle ja see oli korralikult tehtud tõlge. See oli ikka väga... Kas keelest siis inglise keelest eesti keelde või kuidas? Ei, prantsus keelest. Ja lasin selle
selle ära tõlkida ja täiesti normaalselt ta tegi. Kelle luuletus see oli? Ma ei tea, ma arvan, et see oli Philippe Choipeau, aga ma ei ole kindel nüüd, ma ei võtnud kahjuks kaasa neid asju. Aga seal, kui ma neid lugesin, siis mind nagu üllatas, eks, et kuidas ta võis. Proovisin teisi ka, aga nendega ta nagu hakkama ei saanud. See sõltus täpselt tekstilaadist ja aga selle ta suutis ikka väga kuidagi niimoodi ümber panna, et noh, et ega ise oleks paremini seda võib-olla teinudki. Eriti kui see on hästi sürrealistlik tekst, eks, mis ei ole omavahel seotud, et iga sõna täiesti kuidagi... See statistikamasin ei suuda sellega hakkama saada, ei ole statistiline. Äkki ta hakkab loogikat otsima, see on see jama. Jah, et ta võib seda teha. Aga ta ei suuda nagu seal ennustada midagi. Aga sellega ta sai enam-vähem hakkama, et noh, et ega ma ise ka prantsuskeelt ei oska, et kui ma nüüd prantsuskeeles midagi tõlgin, siis ma teen ka niimoodi, et on sõnaraamat abiks, siis teen läbi tõlgin interneti tõlkijate abil eesti keelt ja siis läbi inglise keeles otsin, kas on ingliskeelne tõlge olemas ja vaatan, võrdlen sellega. Teen selles mõttes päris huvitav. Nii et no iseenesest oli täitsa huvitav neid luulet lugeda ja üllatas jah, et mõnda nagu ei ole eesti keelde üldse tõlgitud, rääkimata siis nendest. Superstaade ei ole ju pooligi. Bretooni on paar raamatut. No jah, midagi on seal, eks ole. Aga jah, ikkagi vähe. Ja rääkimata siis nendest Ameerika post-sürrealistidest, eks. Keda ei ole üldse jälle. Neid on isegi inglise keeles raske kätte saada. Igal juhul ma üritan tegeleda sellega, et neid seostuvaid üritusi ka lingitada meie saate alla. Ja tegelikult on meil ju olemas saade Maliniga. Raadiosaade nagu Ilmar see peaks SoundCloudis olema üle. Et see on olemas, et kellel on süvenenud huvi, et siis härra Malin ju... Ja minu meelest tolle ürituse kohta tehti ju ka mingisugust, võeti videosse ja midagi pandi üles, et nendele saab ka lingid panna, et üles leida, mis me tookord seal jaanuaris tegime, et iseenesest huvitav. Aga üks asi, mida ma tahaksin nagu rõhutada on see, et kuidas sürrealism mõjus siis, kui mina olin siuke noor tudeng Tartus, eks ole, mis siis valitses, sotsrealism, siuke mandumine, stagnatsioon, üle mõistuse nagu siuke rusuv vaimne õhkkond. Ja sürrealism oli, kogu modernism üldse oli siuke vastupanu liikumine, seda tehti, seda austati, tal ei olnud nagu väga palju avaldamisvõimalusi, olid sellised nagu modernistlikumad autorid nagu Uku Masin, kes on segane, eks ole, peeti sürrealistiks, aga ei saadud lihtsalt aru. Sest on hea näide on sellest, et see rääkis Ehin, ma arvan, seltskonnas kuskil. Et kuskil keegi siis nagu umbes kiidab Uku Masingule, et tead, sul on see luuletus, on tead jube hea sürrealistlik luuletus. Masing vaatab imestunud näoga, et mis mõttes sürrealistlik. Et ja seal vist oli selles, et Masing kasutas kujundit, et kuidas oli turmaliinist ukse taga Jumal magab. Minu mälu järgi. Aga küsimus on seal selles, et turmaliin on selline kristall või poolvääriskivi, mis mingi nurga alt paistab läbi, mingi nurga alt ei paista läbi. Et tundub nagu siuke turmaliin, eks ole, siuke ilus ja tead, siuke vaata mingi sümbolistlik, sürrealistlik jura, eks ole, et on konkreetne mõte sellel. Ja väga palju ongi Masingu luules seda viiteid mingisugustele mütoloogiatele, autoritele, keda lugest oskas selle, ma ei tea, 100 keelt, eks ole, ja luges nagu kõike, aga ta ei vihjanud siis neile asjadele. Et selles mõttes, et tuli välja sürrealism, aga ei olnud niimoodi mõeldud, et ka seda juhtub. Tegelikult ei tulnud välja, vaid see lugeja, kes ei olnud piisavalt nutikas. Lihtsalt jah, nagu omamoodi väärtust. Mõned tuleb sürrealism selle pärast välja, et nad ei saa lugu kokku või ei ole aru ega otsa ega algust ega lõppu ega lihtsalt sogan, eks ole. Aga mõnel näiteks minu meelest seda tüüpi sürrealism, mis ei ole sürrealismina ilmselgelt mõeldud, on Jaan Toomingu raamatud. Näiteks, mis ta oli mingi mäe teema, oli ühe raamatu nimi oli, jumal võtku, tal on vähe raamatuid, aga see on nagu mõttepäevik või midagi taolist ja see läheb nagu nii sõgedaks kätte, et on täiesti ideaalne nagu sürrealism, ma kujutan ette nagu enda sellisele tudengipõlve sürrealistlikule maitsele. Siuke vana lavastaja, eks ole, juba nagu ilmselt kas on nagu katus natuke viltu. Tõesti super raamat. Kas ta oli mingi teekond, ma ei tea, läbi mäe või mis iganes. Võin eksida praegu, aga mäe teemaline pealkiri. Väga soovitan seda raamatut, väga eriline. Ja Jaan Oksa võib ju pidada sürrealistiks. Ta ise pidas ennast küll dekadendiks.
noh, sürrealismi veel ei olnudki, aga ta oli nagu väga jõuline modernist, väga eripärane nagu autor. Et jälle, et kui sul selline nagu huvi on siuke teistmoodi kirjanduse vastu, siis noh, jälle Oks väga hästi sobib. Aga see aeg oli ikkagi nii rusuv, et sellel ajal, noh, igasugune modernism, sürrealism veel võib-olla ise äranis, oli noh, üks asi keelatud või selline nagu ohumärgiga, et kui sa juba sellega tegelesid, see ei olnud nagu õige asi. See oli väike risk, see oli siuke midagi kahtlast ja keelatud ja ta oli nii suures kontrastis selle peavoolu ja selle vaimse õhkkonnaga, mis valitses, et seda praegu on raske ette kujutada üldse. Et seda mõju, seda värskust, seda noh, niimoodi tehakse asju, kui lahe see on, et selline vabanemine. Kas sellist asja üldse saab enam tulla? Et see oli nagu see, kui sa oled terve elu, näiteks kujutan ette, et mida telekast selle ajal vaadata oli. Noh, parteikongressid, rauasulatusahjude uudised, sõjafilmid, jäähoki, no mingid sellised asjad. Ja siis sa näed EPA filmiklubis, noh seda Buñueli, ma ei tea, kuldaega või. Mis asi see nüüd on, saad aru, milline pilt, saad aru, millised loogikad, millised üleminek, no vapustav, eks ole. No täiesti geniaalne. Et see on nagu, noh, miks seda sürrealismi on ju tehtud hiljem ka. Ja noh, aga lihtsalt mina arvan, et tänapäeva nagu noored eriti, noh, tore, et keegi on nagu sellest väga vaimustunud ja tõlgib ja töötab sellel alal ja kõike nii. Aga et noh, raske on nagu aru saada, et seda mõju nagu enam ei ole. Et elu on ise muutunud täiesti sürrealistlikuks, üks haigeks, luupainajärikuks nagu veidraks. Nagu siuke luupimine. Et elu ja sürrealismi vahel ei olegi vahet, et sürrealism on muutunud tänu ühiskonna arengutele veidlaks realismi vormiks. Et tal ei ole enam sellist nagu, noh, kontrasti ei ole. Ja jah, et me oleme kõike näinud, kõike teinud. Ja me teeme kõike, näeme kõike, see kõik on hullumeelne. Ja huvi kaob. Et võib-olla oleks... Et ei ole seda värskust. Üllatus ja värskus oleks tänapäeval võib-olla see, kui keegi suudaks lihtsalt millelegi nagu huvi tekitada, millelegi sügavale või millelegi, mis ei ole... Kui keegi suudaks korraliku küla juttu kirjutada nagu Pitsberg. Sa vaataks suu lahti, mis see nüüd on. Või Arvo Mägi. Keegi võib-olla suudaks, aga et kas on publikud, kes üllatuda oskab või taha. Sellised asjad on pigem tegelikkus ja selle vaimsusega kontrastis kui sürrealism. Et seda, ma ei tea, kas me selles... kas me Laabani selles saates, ma ise ei mäleta, ma ju lobisen alati mingeid asju, mis meelde tulevad. Oli see, kui Laaban käis nagu ülikooli raamatukogus esinemas, et kas ma rääkisin sellest, kuidas ma jõudsin. No ühesõnaga, nii keegi ei ole saateid kuulnud, et ma räägin uuesti. Et ühesõnaga, see oli mingi selline vabanemise aeg, kus Laaban juba käis, oli Eestis käinud ja siis oli tal nagu esimene, nimelt suurem esinemine Tartus. See oli siis ülikooli raamatukogu saalis. Noh, see oli, kogu aeg sai seal ju istutud ja nii ja aga sel päeval oli seal palju rahvast ja ikka käed seal kohvikus ja kohviku järjekord oli nii pikk, et mingi kotleti ja värska, mis ma sealt siis võtsin, sain ma kätte, kui juba see aeg nagu oli käes, üritus nagu algas. Noh, lähed siis sinna saali ja üllatus, saal on täiesti rahvast täis. Ühtegi istekohta ei ole, rahvas seisab püsti igal pool, uksest nagu sisse saada, no minna kuskil ei ole, kui sul on, eks ole, taldrik, nuga, kahvel, kotlett, eks ole, värska, klaas. Ja ainuke vaba koht ja vaba tool on laval. Sest laval oli pikk laud ja seal mingid toolid. Seal siis... seal oli nagu luulekava oli mõeldud, eks ole, Laaban istus ise esimeses reas koos abikaasaga. Ja siis Toomas Ussar ja Saarevera siis, kes oli ka sürrealistlikud teatritegelased, siis väga hea trupp oli neil. Roike taust oli nagu suurepärane etendus, no tõesti nagu vaimustav etendus. Et selline loominguline grupp siis luges seal ette, no kuskile midagi ole, mina läksin rahulikult, istusin sinna laua taha, hakkasin seal sööma. No keegi ei tea, nii Laaban vaatab, naerab, eks ole. Tüübid, kes luuletavad, vaatavad ja alt kulmu. See on happening, ma arvan, et Laabani väga meeldib. See oli hästi sürrealistlik. Mul oli mingi märkmik oli kaasas, ma sõin sealt vaikselt, kirjutasin, piditsin mingi luuletuse. Ja siis pärast veel... meie sealt sürrealistide rühmitusest käis Kaido Torop, kirjaniku nimega Leonardo, võttis veel Laabanilt autogrammi sinna värska pudeli peale ja varastas ära vist need kahvlid ja kogu selle
rekvisiidid, mis seal olid, see püha asi kõikide kaasa võtta. Nagu pühakute säilmed või liikviad. nii et oli. Et oli väga tore nagu selline, pärast siis Laaban küsis ka, et mis seal noh kuidagi ikka seal suur staar vaja rääkida. Laaban ju hea meelega tuletas meelde Eelvest ja mind, et kui sellised kohalikke nagu noori sürrealiste. Ja siis oli veel, keda ta nagu kogu aeg nagu haipis ja reklaamis oli Kaie Talviste, kes ongi huvitav luuletaja, kuidagi nagu vähe kirjutanud ja varju jäänud tänapäevaks, aga väga soovitan tema paar raamatut nagu läbi lugeda, huvitav. Ja siis ikka siuke suur ristiisa, sürrealistlik ristiisa kohal vaja nagu juttu rääkima minna. Ja eks temaga oli ennegi ilmselt, ma arvan, seal kirjanike majas kohtutud. Mis selle asja nagu mõte siis nüüd oli või siuke. See on nagu, et sürrealism, see on ju alkeemia, eks ole, et see oligi nüüd selline alkeemiline protsedur, kuidas kotletist nagu valmistati luuletus. Mingi selline jutt käis siis, kui sa midagi pead ju ütlema, kuidagi seletama, mis see siis oli nüüd see. Ja siis ma ei tea, ma vist veel, ma ei tea, kas kinkisin selle luuletuse talle või kinkisin talle mingisuguse naljaka hõbesõrmuse, mis oli kullatud. Siis mingi vene lusika, puulusika mustriga, ilmselt mingi vene kuskilt ta müüdi, ega ta midagi eriti ei maksnud, hõbe oli siis odav, mitte nagu praegu. Ja siis siukene nagu kullatud ja siukse imeliku puulusika mustriga sõrmus oli. Ma ütlesin, et see on nagu, et alkeemikul ei olegi mõtet nagu kuldsõrmust kinkida, et see oleks nagu raiskamine. Kinkisin talle selle eest, pärast rääkis loo, et see kuidagi kadus tal nagu kummaliselt kuskile voodi vahele, kuhu üldse ei saa nagu kaduda see sõrmus, kuidagi imelikult peidistas üles, et mingi selline järellugu oli siis. Selle seedimisega tuli see meelde, et kui oli see nüdismuusikapäevad, siis Jaak vist ei olnud sellel üritusel, aga meil oli siis sellest samast Stockholmi tada ja sürrealistide nii-öelda koolkonnast või Laabani kambast oli üks Johannes Bergmark oli esinemas kunstnike majas ja tema oli siis see, kes nimetas ennast sürrealistiks, et ongi sürrealist ja meil oli seal palju huvitav vestlus temaga ja kõik sellised sõnad üldiselt nagu sürrealistlik või sürreaalne või mingi, mis ma ennem ütlesin, selliste sugemetega, et sellised asjad niimoodi et kui on sürrealist, siis tema selliseid sõnu nagu üldse ei tunnista. Kui inimene elab, kuidas ta siis on neid elu sugemetega. Näitab, jah, ühesõnaga temal oli siis ka selline füsioloogiline osa tema performance'ist, muidu tal oli siuke ise ette valmistatud nagu juhuse peal natuke toimiv mingisugune nii-öelda süntesaator, aga väga naturaalsetest asjadest, vedrud asjad, kokku keeratud siukene loodud selline instrument, kus sa erinevaid asju teha ja siis ta väitis, et ta teeb seda automaatselt ja niimoodi. Aga siis teine pool esinemisest oli see, et ta neelas alla mikrofoni. Neelaski päriselt alla. Ja see mitte suure, ütleme sellise, vaid nagu need on, et siuksed kasekad või sellised. Ja ta neelas selle alla ja siis ilusti võimendust saime kuulata. Ja siis ta jõi veel peale mingisuguseid limonaade ja siis neid paugu mingisuguseid komme. Ja siis me kuulasime seda sürrealistlikku muusikat, mis tema maost tuli. Ühesõnaga, see oli tõeliselt nagu hea meelelahutus ka. See oli korralik asi. Et don't try at home, aga põhimõtteliselt selline. Et nad oskavad vahel ka päris efektsed olla. Ta pidi ilmselt klambri küljest ära võtma, kui vaatan tehniliselt seda asja, et see nagu koos klambriga. Ühesõnaga, see oli väga suur. Mikrofon ise pole ju suur asi. Aga lihtsalt põhimõtteliselt mingi asja, üldiselt inimestel ei meeldi asju niimoodi alla neelata, et midagi tilpneb veel välja. Kui sondi panda neelama. Väga tore. Nii et sellised asjad on ka Pärnus, ütleme, toimunud nüüd sellel sürrealism 100 aastal. Et ütleme, me vist ei suuda välja mõelda või ära tõestada, et sürrealismi algusaegadel midagi Pärnus oleks siin praktiseeritud sürrealistlikku, aga kes teab. Samas ega ütleme, Barbarusel oli ju ka sellist, ta isegi nimetas ennast kubismiks või millekski sinna, aga samas kui sa nüüd lugema hakkad sellist modernistlikku teksti, kui suur vahe seal on ta nüüd sürrealism või on ta kubism või on ta futurism, et on andekas inimene, siis ta on ikkagi kirjutanud nagu andeka teksti, isegi siis, kui ta seda vormivabadust endale rohkem lubab. Jah, meie võime rääkida, me võime natuke üldistada, et me ei ole sürrealistid, et Johannes Bergmark ei saa meie jutust praegu korraga. Ma võin seletada Bergmargile, et ära Bergmark, asi on niimoodi, et
sürrealism on siuke sektantlik asi, kunagi oli ta viljakas, eks ole, siis olud muutusid ja siuke kinnismõtteline sürrealism, see on nagu liiga kange. See on sama hea, et nagu ütleme piiritust juua, et viisakad inimesed joovad veini näiteks. Et siuke veini kanguses sürrealism on väga viljakas ja just Ameerika sürrealistidel ka oligi see, et nad ei üritanud teha sellist söödamatut sürrealismi, liiga kanget, vaid teha just nimelt sellist sürrealistlikku, ülitugevate sürrealismi sugemetega väga head kirjandust. Et igal asjal on mõõt, alguses muidugi vaimustutakse, võtatakse pedaal põhja, aga tegelikult on igal asjal piir. Hakkasin mõtlen, kus see, mis sõna see sugemed üldse on? Sugemed? Kole sõna. Normaalne inimene ei kasuta sugemeid. Mul on täna masenduse sugemed peal. Kuidas see siis käib? Läheb uurima, kus see sõna tuleb. Kas ta on ka vana sõna või on ta kellegi? Ei on vastusele võlgu, ei ole sellist arusaamist Eesti keelepeensustest. Ilus sõna muidu. Aga midagi ei juhtu, kui me seda sõna ei kasuta. Maik on tal selline nii ja naa nagu üldklave või noh. Nagu taristu või sinna kanti. Nii, aga tore oli sürrealismi sünnipäeva pidada. Kas on veel lõppsõna Kalile kadunukesele juubilarile? Kadunud ei ole kuskile. Kadunud ei ole pikka iga soovin. Järgmise 100 aasta pärast me jälle. Sellise peavoolu asjana on ta kadunud, aga viljaka nagu lähenemisena minu meelest tehnikad saab. Et sellise õigeuskliku on nagu sürrealismi aeg on läbi, aga viljaka sürrealismi aeg jätkub. Ta on täiesti nõus selle. Paavst on surnud, aga missionärid tegutsevad edasi. Jüngrid, apostlid panevad mööda ilma ringi. Nii on. Nii, aga mis meil siis vaatame oma käsikirja siis, et sürrealism on meil läbi ja järjekorras on meil kodanik Vanapa. Jah, et minul on ikka see 100 ja seened kogu aeg, eks. Et 2. aprillil siis möödus 100 aastat Andres Vanapa sünnist. Luuletaja, 2 romaani kirjutanud, jutustusi, novelli auhindu saanud igasuguseid. Ja mis ma täst ikka pikalt räägin Vanapaganast. Mina temaga kokku puutunud ei ole, aga pilt on siin ilusti näha. Ma võin seda pilti veidi kommenteerida, et inimesena oli täielik fenomen. Ta oligi selline siuke vanem härrasmees, juuksed täiesti püsti peas, nagu oleks elektrit täis ja helesinised silmad nagu põlesid peas. Siuke nagu Baueriga taat, ta oli nii äge, ta ei olnud nagu inimene, ta oli nagu mingisugune täiesti nagu äge tüüp, sa kirjalike vahest sai, ma ei olnud ju mingi suur sõber temaga, aga vahel harva sai temaga kokku ja keegi ei osanud tema kohta nagu midagi kirjutada või öelda, et teda ikkagi mõned tüübid hindasid, enamus vaatasid, et on mingi imelik. Ja mina kirjutasin loomingusse temast nagu arvustuse, mis nagu püüdis seal tema töövõtteid kirjeldada, nii ja nii. Ja see ilmselt läks talle nagu hinge. Et siis me saime väga hästi läbi ja pärast ta pärandas mulle oma sõrmuse. Üle sain ma pärast tema nagu siit ilmast lahkumist kätte. See oli mingisugune luule lugemise üritus kuskil Tallinnas, mitte Rahvusraamatukogus, vaid Linnaraamatukogus. Üks tüüp tuli midagi rääkima, et nagu esinen, et räägime pärast, siis tuli välja, et ta on Vanapa poeg ja Vanapa oli siis nagu pärandanud sõrmuse mulle, siis ta jättis selle siukse kuradi näoga punaste klaassilmadega, üks silm oli nagu kadunud selline sõrmus, mille ta ise oli siis isale kinkinud, ilmselt mingi vangide töö omaaegne ja siis suur poeg pärandas selle mulle. Kohe küsimus siit tekkis. Aga mul ei ole seda kaasast praegu. Jaa, mul tekkis kohe huvitav küsimus, et palju neid niisugused kirjandus, niisuguseid rändauhindu või selliseid üldse olemas on. On veel Alveri käevõru minu meelest, mis sai siis sellele, kes seal Hiiumaal oli meil, Alavainur. Midagi on veel. Aga mul praegu väga ei... Sest teatri loos on hästi palju neid. See Peeker, kelle oma see on see mingi... naisnäitlejatele pärandatakse. Ei näitlejatel on jah, aga neid on palju üks näitleja auhind, aga ma mõtlen just kirjanduslikke. See on kaunis vähe. Midagi on nagu veel, aga just see Alver tuleb mulle meelde. Äkki sa peaksid ka avama midagi. Jaa, et nüüd ongi sellised, et ühel hetkel kellele sa selle siis pärandad. Ma võin jätta oma
veiniavaja kunagi kellegi, kui see päev on või selle sama sõrmuseks, et antakse edasi, vaata seal mõnel on juba 4. tiir kellegi 4. võib-olla sõrmus tuleb raskel ajal teatri ja seirida. Sa ei ole veel hakanud kodinaid kokku pakki. Aga huvitav selle peale mõelda. Ja noh, nüüd kui sa ütled, et see Alveri käevõrru on Alavainu käes, eks Alavainu kas see saigi kuskile? Lahkus läks nüüd 2 suve tagasi, eks nüüd saab. Ja ma veel viimasel suvel käisin tema juures külas, nii et noh, pikem jutt, aga ma ei ole kindel, kas on nüüd edasi kuskile läinud või ei ole. Tõesti ei oska öelda. Ja et peaks tütarjad pärima, et kus see on või mis see on või kas see antas kell. Selles Vanapa on kindlasti üks nendest autoritest, kelle lugemine oli täielik nagu siuke vapustus või nagu nägemus või siuke täiesti teistmoodi asi. Et Pihlaka viin ju ilmus kuskil 73, eks ole alles. Et tal on ilmunud 2 romaani ja see Riiulid, seda ta on ise pidanud üheks oma paremaks teoseks. Ja nüüd ma loen, et internet kuivalt ütleb, et ta on 20. sajandi teise poole üks paremaid modernistlikke autoreid Eestis. Kuigi ta on kirjutanud ainult 2 romaani. Aga tal on jutukogusid. Aga jutukogusid on päris palju. Ma arvan, 5 tosinat kuskile. Ma loeksin siit lõpust ühe katkendi. Raamatus on tegelane, kelle nime ma ei oska nüüd korralikult välja lugeda. Kas seda tuleb lugeda A ja O või Ajao või Ajao. Ajao, jah. Ajao läks teele. Tema teatava tegumoega poolsaapad klantsisid parketiga võidu. Püksid viikis, lipp sees nagu mehel muistegi ning saterkuu on nööpaus, valge krüsanteen. Ajao ei saanud teisiti. Ja ta ei võinud ka sinna midagi parata, et mõtted liikusid kindlas suunas. Ajao arutas. Ta ei tule selle pealegi, et ma teda armastan. Annaks ta märku. Kõige tähendusetumgi viibe teeks mind õnnelikuks. Ajaole tundus, et kirsipunane raamat ei tee temast välja. On tema suhtes ükskõikne. Kas selline armastus? Ei, Ajao ei uskunud, et see oleks lootusetu kiindumus. Vaev ja armupiinad, need igavesed armastuse jüngrid. Ajao oli teel, otse kui kevadine retk maale, jalgrattaga rohelisse. Teekonna lõpus talu ja tütarlaps ning kastemärgade sirelite lõhn ja õhtul kusagil kaugemal kääksutab keegi lõõtsa. Vastused helged kujutlused. Pähe tükib isegi niisugune hull mõte oleks neil järeltulijaid. Ajao sügapunased põsed muutusid veelgi punasemaks, lõid koguni lõõskama. Ajao taris panipaigast välja treppredeli. Ühtäkki turgatas talle meelde salm. Katsu aga redelita pööningule minna, kallim sind ei jäta mina sinna. Kust see pähe karmu tuli? Kas lapsepõles kuuldud? Niisugust serenaadi võinuks laulda mõni Calderoni mõõga ja mantli ja kangelne. Ajao leidis selle olevat siivutu. Jaa, väga tore, aga ma arvan, et võib-olla isegi parema mulje saab tema luuletust ja selles ei olnud ju midagi halba, aga ütleme, et see tema isikupära, ma ei tea, kas sellest nagu tuli nüüd välja või ei tulnud välja. Enam-vähem. Jaa, aga ta oli üpris niisugune groteskne alati oma väljendustes ja ka luules, eks. Ja lapse oli ka, aga samas see kukkus nagu andekalt välja. Ja vahel ka satiiriline läbi lillede. Nii et noh. Ja siuke hoogne, et ega ta väga ei konstruinud. Aga siiski ma väga soovitan ka tema proosat lugeda, kuigi mina olen luulefänn, aga ma olen ka tema lugemise või soovitamisega nagu ätta jäänud selles mõttes, et kui soovitad kellegile noor luuletega vähe luulet lugenud ja hakkab lugema ja ütleme nii, et neid suurepäraseid luuletusi siiski on nagu napid. Hakkab lugema, vaatab, ei ole, üldse ei saa aru nagu pettub, eks ole. Et seal on ka üks asi ikkagi, et see kuidas ta omal ajal mõjus, eks ole, kui sellises nõuka siukses tuimuses, ta oli sõõm värsket õhku
ja tegelikult me vajaksime väga head best-of'i, mida tegelikult Vanapast ei ole. Et temast saaks tõesti ühe suurepärase raamatu teha, aga see raamat on siiamaani tegemata. Jah, et näiteks see grammofon tegelikult ei täida seda aset, et siin on liiga palju teisejärgulisi luuletusi ja mõned väga olulised luuletused on täiesti puudu. Aga võib-olla ma loeksin mõned siis ette, et võib-olla nii 24 lehekülg oli meil esimene luuletus ja see luuletus kõlab nii. Pealkiri on Tallinna pildike. Nii totralt tsiklisõitja suri, päev valgust täis ja lahel valge puri. Et see on väga tüüpiline tema luuletus, kus lõpus on mingi väga tavaline nagu pilt, mis on täiesti nagu lambist sinna lõppu ja väga hästi sobib. Leonora, sul on kindlasti seal mingi taoline asi varuks, vähemasti see Pihlaka viina. Ja arvata võib, et see luuletus, see Tallinna pildik on üks tema kõstamaatilisemaid ja tuntumaid luuletusi, aga see on tõeliselt kohe lööb. Maalib seda pildi ja kaks asja, mis nii-öelda sobivad kokku, aga ometi nad on koos. Ja nad ongi ka elus. Jube hästi töötavad koos. Et siin jah Pihlaka viina esimene luuletus, minu ka üks lemmikuid Vanapalt. Ja pealkirjana on siis esimene rida on üks eesel lõi lauljat jalaga. Jah, seda ta tegi hädaga, sest ise laulda tahtis ta ja lauliski pooleks hädaga. Kurb eesel oli, hommikused katused. Ma kunagi ei mäleta seda ülejäänud luuletust tegelikult. Hommikused katused, no see kurb eesel ja hommikused katused on nagu raudpolt, et neid on väga raske unustada. Aga üldiselt mul tundub, et ta teeb hästi nagu mitte Võtva Randmega kõlab nagu halvasti, aga ütleme selles mõttes andekat inimene võib teha Võtva Randmega, et ta mõjub hästi siiralt ja andekalt alati ja siis kui ma loen neid lühikesi luuletusi, siis ma mõtlen, et paralleel tekib miski pärast ka Kivisindniku Sumoga. No lihtsalt see, et ei ole püha teemat, et võib alata väga luuleliselt ja nagu pühalikult, aga keerab nagu olmeliseks. Et ütleme, ma arvan, et Vanapaa siin on vist päris palju mõjutud. Kontrasti printsiip, jah. Näiteks on selline luuletus tal Pätivile kogumikus. Pealkiri jälle on esimene rida. Kui ei pea kirjutama, kui ei pea unistama, mitte või midagi tegema, iganes pingutama, üksnes tühjust ootama. Küll on päevad kaunid siis, nagu kanasupp, nagu hernesupp, maksavorsti jupp. Täiesti vaimustav. Et ei ole sellist nagu poosi, et nüüd ma lahetan teile oma filosoofiaga. Ja ometi see on ka omamoodi ikkagi filosoofia täpselt. See ongi see luuletaja meelsus, et kuidas ta selle olmelise, et ta ei heida seda ära, ta paneb selle ka. See on jälle, et ta alustab juttu ei tea kust, eks ole, kuskilt sellisest poeetilisest hämarusest ja jõuab selline vorsti juppini välja. Ta oli ju täielik Facebooki luuletaja enne Facebooki. Ma praegu mälu järgi tsiteerin seda luuletust, aga luuletus kõlas siis nii, minu mälu järgi. See on juustuja, vaatan aknast välja. Mida teie sellest arvate? Jah, täpselt. Või järgmine. Ei ma luulest aru saa, kuigi olen sünnilt mulk. Nurmenokk, trummipulk. Natuke selline vihalemma vaib ka, et aga samas ega ta on ju ka pikemaid luuletusi, mitte need lühikesed ongi, ma arvan, minu lemmikud ka, aga samas on tal selliseid pikemaid, mis on täiesti üks sansonett. Ma arvan, et see on ka Pihlaka viinast, sest ta on siin grammofoni kogumikus, aga ma loen siis alguse ja lõppu tal on palju salme, aga kuskil mingil hetkel see tempo veidi langeb. Üks punanina kohtusaalis, kes tasku kella varastas, ei tunnistanud oma süüd, ma kaeban naiste peale nüüd. Turistid käisid, ma lähen ruusis ja rüübates Bardassi teed, ei säästnud ühtegi küüd, ma kaeban naiste peale nüüd. Puud metsas kasvavad kõik reas, neist mõni rohkem valgust saab, sel võra avalam, laiem süü. Ma kaeban naiste peale nüüd, jätan veidi vahele. Ja loen lõpusalmi. Kui puudelt langeb vettind lehti ja selle vastu keegi ei selle vastu keegi saa. Maal varsti seljas valge rüü, ma kaeban naiste peale nüüd. Et see absurdne nagu arendamise võime on tal nagu selles luuletuses, iga salm on sama võttega tehtud, hakkab sellise elulise mingi tavalise pildiga ja läheb siis
ei tea kust, ei tea kuhu, aga see ei tea kuhu on alati üks ja sama motiiv. ma loen ühe pildi, noh, eks hästi paljud luuletajad on kirjeldanud või käsitlenud oma luuletustes kas loojakut või kuuvalgust või selliseid asju. Ja siis see, et kuidas see pilt, noh tegelikult ongi ju päikseloojak ka alati niivõrd eriline, aga seda alati siis öeldakse, noh tavainimene lihtsalt ütlebki selle kohta, et küll oli eriline ja küll olid ilusad värvid, on ju. Aga mis ütleb siis luuletaja? Nagu telliskiviga hõõruks nägu. Nii järsk on loojang. Peedipunased vorvid külmal liival. Noh, nagu päikseloojaku kohta. Väga. See on nagu täpne. järgmine. Väga omapärane. Rohkem iialgi ei luuletata. Part pooleks, tinavile pooleks, lorka. Surnu laulab täiest kõrist. Part pooleks, tinavile pooleks, vaikus. Ja ma loen oma lemmikluuletuse, see on väga lühike ja kõik, ma arvan, suudavad sellega meelde jätta esimese kuulamise järel. Õrn ööbik, kuhu tõttad sa, sõduriks ei sünnita. Ja üks veidi pikem arendus, mille nimi on optimistlik. Leo oli idealist, aga Artur oli pidalis. Leo külastas Arturit palatis, tõi talle sülti ja salatit. Ta trööstis Arturit, mis kõlas kui ballaad. Veel enne kevadet näha sa saad, et pidali tõvest lahti saad. Siis Leo läks minema, sest tüdruk teda ootis. Artur aga veel lootis ja lootis. Selline surma ja sellised nagu hävingu teemad on tal hästi levinud. Või see, mis sobib praegusesse päeva. Sõda, mis kole asi ühele ja kole asi teisele ning kolmandat ei olegi. Täpselt nii. Selline elutarkus siis. Mida tuleb hoida? Head sitaeda ja kurja koera. Kohe järgmisel lehel on ka midagi välja märgitud. Siin ongi siis, ma loen igaks juhuks ette selle, mida ma enne mälu järgi tsiteerisin. Pealkiri unustasin ära, pealkiri on olustikuline. Aken on lahti, vaatan välja ja söön juustu. Mida teie sellest arvate? Jälle teist. See sama asi, aga mul peaaegu oli meeles. Või siis see hästi lihtne ütlemine. Naisterahvad ja meesterahvad. Need on ainukesed rahvad. No super, see on jah ka üks nii. Samas laadis ja peaaegu sama hea on see kaherealine luuletus, kus linnupesa üleval, seal sitahunnik all. Aga see naisterahvad ja meesterahvad, ainukesed rahvad, see ongi nii huvitav, et mõni, kes tahab teatud prillidest läbi vaadata, mõtleb, see on iganend värk. Et mis me siin dualistlik maailm, kuidas me nüüd niimoodi siis luuletame. Aga tegelikult see kujund ise ei räägi ju mingitest sugudest, et tegelikult ta räägib, mõnes mõttes räägib, see ongi ilmselt tal hästi isiklik meelealusel hetkel, et tegelikult, et ma tean, et see ei ole hetkel enam moes, et naised on saladus ja et umbes sa ei suuda neid mõista ja siis ta lihtsalt teeb sellise luuletuse, et see ongi nii, see ei olegi midagi mõista, on ju. Lihtsalt näed, paabelitorn on vahel, keeled ära segatud. Loeks ühe pikema. Jah. Mis mulle meeldis. Elan 6. korrusel ja kui akna taga on jõgi, siis hüppan ta vette, sinirohelisse vette. Just nii, kui olin veel poiss. Hommikul lõdisesin ja punkal mõtlesin, kas hüpata või mitte. Tõuge ei olnudki nii raske ja raudne vesi muutus karguseks. Elan 6. korrusel ja kui akna taga on sirelid, siis haaran nad sülle. Niisked kobarad kõditavad nina, aevastus peletab kanad põõsastest ning laup saab kasteseks. Need on valged sirelid, kaugemal on lillad nagu iivanad kingad, mis lõhnavad koirohust. Elan 6. korrusel ja kui akna taga on pesuköök, siis laskun keldrisse. Esialgu üksnes aur, solin ja latsumine. Libe on siin küll, lamp tillukese päiksena udus, puhuti selginevad kontuurid ja veest tursunud käed. Kaen lähemalt,
avatud palist kaob vesi piisatult. elan 6. korrusel ja kui akna taga on taevas, siis pole ma lind. niisama hea on märgata, kuidas üks pilv on üksikuks jäänud. taevas on öösärgina läbipaistev ja tuul vingutab kiriku torni. tuvid tuiavad edasi-tagasi. mõni püüab lennata. keegi kaugenev mees taeva all. igatahes. tegelikult siin lõpp on noh, ikka niuke jälle. Pihlaka viina lõpus on päris palju sellist. ühtlane, ühtlase stiilis, ilma väga suurte nagu selliste hüpete ja ootamatust. aga ikkagi kuidagi, kui mõtled, väga hea. Pihlaka viina lõpupoole on jah sellist päris palju sellist nii-öelda nagu, ei, see ei ole kindlasti ilutsev, aga ma mõtlen sellist teises stiilis, et natuke sellist impressionistlikumat ja sellist mitte nii noh, nagu piprast. Ja nad ei ole ka nagu halvad ja mõned on ka sellised nagu. too mõni näite, sest me praegu. No jälle lühemad on paremad. Noh, isegi ei taha neid kõiki. Noh, sellised nagu nende vanade poolakate liikusid ka, nendel ei ole nii lühikesi, aga ütleme siin üks on lühike, et ruumi ja aega ei ole. See lause kustutada õnnalt maha. No sellised natuke filosoofilisemaid või siukseid mitte nagu nii vaimukaid võib-olla, aga noh, mis mõjuvad kuidagi. Ja tegelikult mõjub niisuguse mingil määral Jaapani haiku on natukene tegelikult ju täitsa, kui hakkan mõtlema. Et tal tegelikult sellist nagu haiku tüüpi asju on ju päris palju. Ma ei usu, et ta üritas sügavmõtteline olla punnitades. Ma arvan, et ta tegi meelega selliseid asju, mis nagu lähevad käest ära. Et ta nagu loob seda rutiini, ta annab nagu mingi suuna ja siis ta keerab sealt suuna pealt nagu nii efektselt ära, et rõõm on vaadata. Aga mõned asjad on ka sellised filosoofilisemad, näiteks. Alati meeldiv sõita Kolga Jaanist läbi. Niisugune tunne, nagu poleks Prantsuse revolutsiooni olnudki. On nii tabav, selline elupilt, eks ole, Kolga Jaani, sõidad läbi, umbes juba nagu poleks Prantsuse revolutsiooni olnudki. See ongi see, et ta tegelikult sõitiski ja see mõte käis ta. Ja ta paneb selle kirja ja tegelikult seda hetke tabada ei suuda ikka igaks. No luuletaja jaoks on see kirjapanemise vaev tegelikult. Aga luuletaja nagu tabab ära selle hetke, siis ongi see. See on tänapäeva progressi hulluse nagu laineharral ju väga omast ajast ees luuletus, väga vajalik luuletus. Ja väga õige luuletus igatepidi. Tegelikult sellised reisimeelelud ja reisid on hästi heaks inspiratsiooni allikaks, et seda tuleb alati ära kasutada. Et mis mõtted sul siis nagu tulevad? Aga äkki me vanapaganaga siin nagu... Jah, lõpetame saate esimese osa. Sest kuna me oleme nüüd pildis, siis me peame natuke tükeldama. Ja ütleme siis niimoodi, see on nagu tema sõnadega lõpetused, et veni pidi viitsi, ei viitsi. Kuna taimer ei töötanud, siis oli tund 12. Vanapa on ikka, teeb ikka tuju hullult heaks, on ju.